Tervitused kõigile. Täna tahaksin ma rääkida suhetest. Esimene suhtetasand, mis teil on iseendaga. See, kuidas sina endasse suhtud, suhtub maailm sinusse samamoodi. Kui sa armastad ennast ja oled rahul selle kehaga ja hingega, siis ka maailm aktsepteerib sind sellisena, nagu sa oled. Nii et armasta ennast õnnelikuks. Suhtu endasse kui parimasse sõbrasse. Teine tasand on siis ema-isa tasand ehk sinu suhted sinu vanematega. Siis on suhted elukaaslasega, suhted sõbrannade, sõpradega, suhted töökaaslastega, suhted lastega, lemmikloomadega. Ja viimane suhe, mis sul on suhe loodusega ehk looduse rütmiga. Kõik suhtetasandid on seotud sellega, et sa tunneksid ennast igas suhterollis, igas rollis olles mugavalt, enesekindlalt ja hoituna. Kuidas seda hoida või saavutada? Siis võtame näiteks suhe partnerite vahel. Kui sa oled partnerlussuhtes, siis pead sa olema kuuldud ja sinu emotsioonid peavad olema hoitud. Vahet ei ole, kas sa oled mees või naine, noor või vana. Et me enda tunnetuse ja tunnetega hakkama saaksime, peavad meie emotsioonid olema lõpuni läbi kogetud. Emotsioon on see, mis tekitab sinust väline. Kõik väline tekitab sinus emotsiooni. Tunne on sinu seest tulev tunne. Et sinu tunne sinu sees oleks hästi rahus ja kooskõlas kogu sinu kehaga ja sinust ümbritsevana, peab olema sinu väline emotsioon, kuidas sina reageerid elu asjadele või teistele inimestele. Kas siis tema käitumismustrile, väljaütlemistele või see, kuidas ta sööb või joob või liigub. Kuidas sina sellele reageerid? Mida neutraalsem sa suudad olla, seda rahulikum ja kindlameelsem ja mugavam on hingel siin kehas olla. Kui on sul partner ja sa tunned, et tema ajab sind endast välja, mingid pisiasjad või suuremad asjad, siis ei tohi neid alla suruda ja kokku korjata seljakotti, siis see plahvatab üks hetk nii või naa. Nagu eluseadus on, alla surutud kurbusest saab alati üks hetk kurjus. Kui su kaaslane läheb kurjaks, siis järelikult on ta kurbust alla surunud. Kurbuse esimene asi on see, kui ma pole kuuldud. Kõige lihtsam, kui on laps, siis lapsele öeldes, mis sa pillid, mis sa nutad. Ja juba ta ei ole kuuldud. Luba tal ära nutta, luba tal lõpuni ära nutta, lihtsalt luba nutta. Ära sekku sellesse, et sa ei tohi nutta, naerda, hingata, teha seda kolmandat ja neljandat. Luba tal olla see, kes ta on, siis lubab tema sul olla see, kes sina oled. Ja partnerlussuhtesse minnes tuleb alati tähelepanu pöörata iseendale. Kas sa võtad selle kaaslase täpselt sellisena, nagu ta on? Või sa tahad teda muutma hakata selliseks, nagu sa oled oma peas unistuse loonud, milline ta võiks olla? Et lihtne näide, et need silmad ja suu mega ilusad. Aga kui tuppa tuled, siis need kõrvad ja nina jäta ukse taha. Ei, võta teda pealaest jalad allani. Võta õnnelikuna, õnnetuna, ehmatuna, kurvana, vihasena. Õpi teda tundma, kuidas ta käitub selles või selles olukorras või selles emotsioonis, mis temal parasjagu on, kuidas tema keha reageeris millelegi. Ja täpselt seesama sinul. Luba endal vihastada, luba endal nutta ehk emotsioon ära kogeda, siis sa enam ei reageeri üle.
kui oled partnerlussuhtes ja tahad, et oleks austus ja ausus, siis austa teise inimese aega ja privaatsust. Ja luba ka temal sinu aega ja privaatsust austada. Tehke rääkimisi, lihtsalt rääkimisi, et ei jõuaks asi röökimiseni. Tuled koju töölt, sul on töö juures olnud mingi emotsionaalne olukord. Siis ütledki, et nüüd on rääkimise aeg, ma tahan lihtsalt välja rääkida. Ja partner küsib, on 2 varianti. Kas sa tahad lihtsalt välja rääkida, kui paha päev sul oli? Või sa tahad, et ma arutlen kaasa, mõtlen kaasa, et sul on tekkinud selle tagajärjel probleem ja ma aitan sul seda probleemi mitte lahendada, vaid ma annan sulle enda arvamuse ehk enda nurga, kuidas mina naisena või mehena seda olukorda näen. Ja siis partner ütleb, et ei, ma tahan lihtsalt välja nutta, karjuda, röökida, ja siis ma ei taha enam sellega tegeleda. Või et jaa, ma ei saa aru, kus ma vea tegin või mis ma valesti tegin, et anna mulle oma mõtet. Kokkulepe on sündinud, sa lihtsalt kas kuulad teise ära, kui ta on välja rääkinud, siis ütled, kallis, mis me täna süüa teeme. Või kui ta ütleb, et arutle kaasa, siis arutledki kaasa, aga kindlasti ei tohiks süüdistada, et sa tegidki valesti ja et nii ei tehta, et sa võtad nagu vanema ja lapse rolli ehk hakkad teda ümber kasvatama, vaid anna lihtsalt omapoolne arvamus, kuidas sina oleks käitunud või kuidas sa arvad, et oleks võinud käituda või mida järgmine kord teisiti teha. Et oleks suhtes emotsioonid hoitud ja sind oleks lõpuni kuulatud. Siis sa ei jää oma emotsioonidega üksi ja sa ei jää ka segadusse või teadmatusse. Ja sellest tekib see suhtesse tasand, kus tekib meie. Mina tean sinu asju, sina tead minu asju. Nagu käest kinni hoidmine. Kui me liigume käest kinni hoides ja sina kukud, siis ma kohe tunnen seda ja jään ka seisma. Ootan, millal sa üles tõused või aitan sul üles tõusta ja me lähme koos ühes rütmis edasi. Kui me lihtsalt kõrvuti kõnnime ja teine kukub, siis ma ei tunne ja ei taju seda, vaid mina liigun ju edasi. Ja siis elul ei ole tagasi pööramise ega pausi nuppu. Sina liigud edasi ja ainult aeg annab arutust, kas ta jõuab sulle järgi või teie rütm jääbki erinevaks. Ja siis jäävad mingid asjad õhku rippuma. Jutud jäävad lõpuni rääkimata. Ja juba suhtedünaamika ehk sünnenergia on erineval tasandil. Ei taha enam rääkida, sest süüdistatakse, ei julge rääkida, sest mind pole lõpuni kuulatud ja nii edasi ja nii edasi. Pingete, stressi esimene allikas. Mis veel? Kuidas olla läbipaistvas suhtes nii iseendaga kui kõikide teiste inimestega? Enesehoidmine. Kui sa oled jagaja, siis sa ei oska vastu võtta. Õpeta endale vastuvõtmist. Kui sa oled vastuvõtja, siis sa ei oska jagada. Õpi jagamist. Et su enda sees energia saaks peale laadida, maha laadida, peale laadida, maha laadida. Sest elus on ikka nii, et kui tuleb sisse, läheb välja, kui läheb välja, tuleb sisse. Kõikidel elualadel igal pool on energia sisse ja välja liikumine. Vaata, et see pool suhtest iseendaga ja teistega oleks toidetud võrdselt. Kindlasti kõikide suhete puhul tuleb ka endale tunnistada, kui see inimene, kas töökaaslane või sinu sugulased ei ole sinu inimesed. Sa tunned,
ennast ebamugavalt nendega ühes ruumis olles, siis tee valik, sa ei pea nendega suhtlema. Mitte keegi ei saa öelda, et sa pead, sest sa oled see või see. Ei pea. Kui teine ei ole minu inimene, siis sa ei pea punnitama. Hing peab tundma ennast mugavalt igas olukorras. Ära pane teadlikult ennast ebamugavasse olukorda. Armasta ennast õnnelikuks ja luba enda õnnehormoonidel toita kogu oma keha. Puhtalt, süütult, kergelt ja lihtsalt. Aitäh vaatamast ja kuulamast. Järgmiste kohtumisteni.